keeruline. Oma koduriigi kuju on lihtne meelde jätta, samuti mõnede naaberriikide oma. Aga kui tegu on näiteks Hiina või Portugaliga, võib see asi päris raskeks osutuda. Selleks mõtlesime välja ühe lihtsa viisi, kuidas riigi kujuelge meelde jätta. Te teate, mis riik see pildil on? Venemaa. Ei ole. Hiina. Jah, see on Hiina. Hiina, me peaks ainult meelde jätma. Oleks see päris lihtne, aga kui oleks siin kõrval ka USA ja Valgevene ja väga palju muid riike, läheks see päris keeruliseks. Aga kui me teeksime Hiinast näiteks eesli, kes istub sea seljas, jääks see palju paremini meelde või midagi muud taolist. Näiteks Ukrainast saab teha väga ilusa kana. Ja Ukrainas saab teha ka kilpkonna, kes istub kuala seljas ja nende taga on kalake. Tänases tunnis me hakkamegi tegema erinevate riikide nendest kujundidest erinevaid loomi ja asju ja muid selliseid asju. Igatahes, nagu te vist juba näete, on teie laudade peal riikide kujundid ja pliiatsid ja teil on aega 4 minutit, et siis joonistada. No see on ka kala. Kui ma ei oska joonistada? See on ka kala. See on kala, valmis kala. Siin on silmes, läks seal oled selleks nagu hiigelkala. See nokk tuli küll väga palju. Ei ole kunsti. Teate, mismoodi soomlased ise kutsuvad oma riiki, selle kuju järgi? Suomi neido. Ja, ta on nagu neido. Vaata, enne teist maailmasõda Soome oli ju veel teise kujuga, sest venelased siit vallutasid ühe tüki ära. Ta oli nagu täpselt nagu Soome rahvariigi. Я не знаю, что может птички нарисовать. Вот. Te peaks olema vähemalt üks riik joonistatud millekski ja nendel mõeldud kiiremalt ja liitumalt. Nüüd te näete, et siia vahele tekkinud erinevaid jooniseid siin põrandal ja siin on siis kirjas ka riigi nimi, nii et teie tooge siis enda riik sellesama leetisite põrandalt selle enda riigiga samasuguse kujuga riigist, saate teada, millist riiki te joonistasite ja siis tuleb see väike näitus. Pange selle ikka siis juurde. Nii, nüüd on vist kõik leidnud enda joonistustele koha. Kas kõik on jõudnud ka vaadata näitust ja jätta mõni muu riik ka meelde? Okei, nii meie järgmine tegevus on siis just deadline. Ehk siis võtke enda need tablid ja kirjutage siis see deadline. Nii, kas nüüd on jõudnud, siis kui on need jõudnud, siis tuleb panna sisse see kood. Ja sinna pange enda nimi. Okei, siis nüüd me alustame mänguga. Kas on keegi, kes ei ole mänginud kuskilt laivi? Okei, igatahes põhimõtteliselt see on niimoodi, et kui mäng hakkab, siis teil tuleb iPadid, näitab, et mis loom sa oled. Põhimõtteliselt, et nagu on tiimid, 3 või 4 liikmelised tiimid tulevad siis ja seal ongi nagu näiteks gorillad, siis näete nagu gorillad ja seal on nagu nimed, et kes seal tiimis on. Ehk siis põhimõtteliselt siis te peate nagu võtma tiimiga kokku mingi laua taha. Ja siis hakkab mäng, et teile antakse siin üles pilt ja siis tiimi peale on ainult üks õige vastus. Te võite õigest vastust kasutada. Loeb kiirus ja loevad õiged vastused. Kui läheb valesti, siis hakkab kogu mäng otsast peale. Aga teeme nii, et kui läheb valesti, siis keegi nagu ei pahanda teisega, kuna see võtab ainult palju rohkem aega. Ja põhimõtteliselt seal pildi
see on siis kiiruste peale mäng ja siis nagu kui ühel tiimil saab kõikidele küsimustele vastatud, siis nagu kõigil see mäng siis nagu peatub ja nagu siis see tuleb ette, et kes on siis võitjad nagu ja kes seal tiimis on. Kas see midagi segaseks? Ei. Siis alustame. Jah. Nii, nüüd võtsige enda tiimid üles. Kogu aeg väga Hei, pangas! Üritin Okei, siis nüüd hakkame. Tal oli, meil ei olnud. Ukraina. Peab ikka mis korsoon tegema. Rootsi Ukraina. Läks jah, mul ei olnud seda valikutki mitte. See on Nigeria. Täiendada. Juba see on küll, et sa oled väga loominguliselt ise midagi juua, sa oled juua oma seoseid ja see oligi eesmärk. Et see oli nagu kogemata ja vahepeal juhtub, et see oli sihilik. Loome oma seoseid, kuidas asju paremini meelde jätta. Ja see oli selline tegevus, kus reaalselt kõik need digilahendused väga hästi toetasid tunni sisu. Reaalselt see kinnistas. See oli tegelikult see põhiline asi, mis õpetas. Et enne sai mingid lõbusad seosed luua, aga tegelikult see rühmades, see riikide ülesleidmine oli väga hea. Sellepärast, et see kinnistas selle õpitud sisu väga hästi ära, pluss see, et me tegime selle koos. Nii, siis on näha, et Schindler võitsid, teeme ühe mõõdu. Peaaegu palun liiklikutele tagasisidet ja aitäh, et aktiivselt kaasa teetasite ja kõike võite võtta siit ja võtta näitused enda